There's a clear code for success. During 2025, we will have 1 million customers. In 25 years, that number will grow to 100 million. How? 25 customers per partner. The past 20 years, we've been building and refining the vehicle that brought us here. Driven by the power of preventative health, science, and test-based personalized nutrition. At the core of everything we do is our vision. Inspire change in life. This vision keeps us moving forward, while our mission fuels us each day. We inspire health and wealth for our customers, families, and friends. We have challenged the status quo since 2005, and we're here to revolutionize the direct selling industry with the belief that personal growth and business growth go hand in hand. It's your attitude, hunger, and action that push us to the highest level. It's all about progress and strength in numbers. We succeed by working together because in reality, the big deal is just a lot of small deals put together. And when we join forces, the impact becomes exponential. Are you ready to make your mark? This is your moment. This is the code that unites us for success. Sõnad, see, millega me tegeleme, see on rohkem kui kulda väärt ja kõige ägedam on see, et olgu, et meil Viktoriga on kohe 14 aastat siin karjääri taga, on see kõik alles täiesti algus ja sina oled täna siin väga õigel ajal, väga õiges kohas. Aga ma mängisin siin mingite mõtetega ja mul tuli meelde ühelt koolituselt kuuldud selline väikene lugu, mida ma mõtlesin jagada, sellesse tasub natuke sellise väikse huumoriga suhtuda. Aga mingil määral see pani mind mõtlema, et eriti esimest korda, kui ma seda kuulsin, et aga miks elu ei võiks olla nii? Ja jutt on kahest tegelasest, Kati ja Mati. Nad olid kuigi palju kumbki käinud mingeid koole, saanud koolidest välja oma tunnistustega ja siis hakkasid elama oma elukest. Aga see norm elule oli see, et põhimõtteliselt teed circa 10 aastat tööd. Selle karjääri jooksul sa jõuad kindlasti nii kaugele, et sa teenid seal 10, võib-olla 15 000 eurot kuus. Elad mõnusalt oma elu, käid tööl oma äranägemise järgi, teed tööd kus tahad, kellega tahad, millal tahad, kui palju tahad. Tahad võid tööd teha kuskil palmi all, tahad tee kodus, tahad istu kontoris. Kõik on sinu enda valida. Iga nädal sulle makstakse, iga nädal sa võid ise otsustada, et kas sa annad endale palgakõrgenduse, kas sul on millegi jaoks rohkem vaja finantsi. Ja loomulikult, kui sa tahad aega veeta oma perega, reisida, teha midagi muud, võtta nädal 2 vabaks, siis sa ei pea kellelegi aru andma, vaid sa lihtsalt teed seda. Aga kõige huvitavam on see, et sellel hetkel, kui sa ka tööd ei tee konkreetselt, sul sissetulek ära ei kao, vaid su sissetulek ikkagi koguneb su pangakontole. Ja kõige paremal juhul su pangakontol võib ka peale puhkust olla rohkem raha kui see, mis oli eelmisel kuul. Ja see oli siis selline normaalsus. Ja Kati elas seda normaalsust, nautis elu ja kõik oli ilus ja mõtles, et võib-olla 10 aasta pärast veel teeb midagi, võib-olla ei tee, et ise otsustab, kas jääb nii-öelda pensionile juba või mitte. Et samas ka pensioni ajal, kui sa oled selle 10 aasta jooksul kõik ilusti ära teinud, siis su sissetulek võib ainult kasvada. Aga ühel ilusal päeval helistas talle Mati. Kuule Kati, me pole ammu näinud, aga mul oleks sulle väga hea huvitav idee, sest sa oled nii suurepärane inimene ja ma tahan sinuga seda kindlasti jagada. Sest ma arvan, et me võiksime koos teha midagi suurepärast. No, Kati läheb suure huviga, sest Mati on väga tore mees ja ka elus hästi läbi löönud ja tahtis kuulda, et mis see siis suurepärane pakkumine on, et mis Matil meeles, kuidas seda elu saab veel ilusamaks teha. Saavad kohvikus kokku, istuvad maha, räägivad muljeid, mis vahepeal toimunud ja siis Mati hakkab rääkima. Tead, Kati,
ma olen leidnud suurepärase võimaluse. Ma tean küll, et sa oled ära harjunud sellega, et su põhimõte on see, et sa teed tööd, noh, siis kui tahad, nii palju kui tahad ja noh, karjäär on põhimõtteliselt mõeldud, et ehitad seda on ju 10 aastat ja pärast seda vaatad, mis teed. Aga ma olen leidnud võimaluse, kuidas me saame tööd teha 40 aastat. 40 aastat. Ja kõige ägedam on see, et sa ei pea ise mõtlema seda, et millal sa tööd teed, vaid keegi teine määrab selle, et kus sa pead olema, mis keel sa pead olema, kaua sa pead olema. Ja nemad otsustavad ka seda, palju sa palka saad. Ja keskmine palk on seal võib-olla mingi 2500. Ma tean küll, et sa oled ära harjunud sellega, et sa ise võid otsustada, kas sa teenid 10 000, 15 000. Enamus sellest võib-olla tuleb sulle ka automaatse või passiivse sissetulekuna ka siis, kui sa ei tee tööd. Aga siin ei ole seda probleemi. Sa ei pea muretsema seda, et su pangakonto liiga täis läheks. Ja kõige ägedam on ka puhkuste osas. Sa ei pea muretsema selle osas, et kuhu ma nüüd järgmiseks lähen, millal ma lähen, kaua ma jõuan puhata, sest sul on keskeltläbi aastas circa 20 kuni 30 vaba päeva, millal sa võid puhata. Ülejäänud aja sa saad teha ainult tööd. Ja veel, mis on kõige ägedam, on see, et teeme selle 40 aastat ära ja siis tuleb vabadus. Siis sa ei pea tegema enam üldse mitte midagi. No ma tean küll, et sa oled nüüd pidanud natukene pärssima oma elustiili, sest sealt 15 000 või 10 000 pealt alla tulla sinna 2500 peale, natukene võib-olla võtab võimalusi ära. Aga selle 40 aasta rügamise järel sa hakkad teenima edaspidi või saama kätte ainult 40% sellest, mida sa teenisid oma aktiivse töökarjääri jooksul. Kuidas sulle, Kati, tundub? Hakkame pihta. Ma ütlesin, suhtu sellega huumoriga. Aga noh, miks see elu ei võiks olla nii, nagu mida Kati on elanud? Sest tegelikult ju, kui me mõtleme selle tavaelu, vähemalt mind on niimoodi üles kasvatatud, et käi koolid, saa endale võimalikult hea haridus, milles ei ole mitte midagi halba, ma ei ütle midagi selle kohta. Lihtsalt minu vanemad on mõlemad olnud kunagi riigitöö peal ja see oli nagu see põhimõte, et käi koolid, ülikoolid ja mini riigitööle, et see on see kindel koht. Noh, kindel on see, et keegi teine otsustab, kas sul on töökoht enam või mitte. Samas meie aga saame otsustada ise, et mida me teeme ja kuidas me teeme. Et vallandada saab meil ainult inimene, kes on seal peeglis. Aga ongi, et enamasti me teeme 40 tundi nädalas, 40 aastat ja edaspidi, kui pensionile jääme, siis saamegi 40% kätte sellest, mis siis, noh, näiteks minul endal, kui ma tegin eratreeneri tööd, hädavaevu elasin sellega ära. Mingeid suuremaid unistusi ma küll ei saanud sellega täita ja paljud inimesed, keda ma teadsin, tundsin, olid kõik tavatööl. Jällegi tavatöö on suurepärane, sa saad leiva lauale. Kui hästi läheb ja oskad säästa, siis saad ka mõned unistused täita. Aga vähemalt need inimesed, keda mina tundsin, noh, võib-olla ma liikusin ka mingil määral vale kontingendiga ringi, et ei olnud sellist finantsteadmist ja oskamist, kuidas finantsidega läbi käia. Siis oligi, et ka ise ma sain leiva lauale, sain teatud arved makstud, aga mingeid suuremaid nagu unistusi kui sellised. Ma isegi ei osanud unistada sel hetkel, sest tulid otsaga just kokku, et mida sa ikka unistad. Aga mingil hetkel ma hakkasin ikkagi mõtlema, et see ei saa ju niimoodi, et elu lõpuni minna. Et me ei ole ju siia maa peale sündinud selle jaoks, et ärgata hommikul, et minna tööle, et teenida raha, et maksta arveid ja siis teha seda rumbat aastast aastasse. Et midagi muud peaks olema. Ja siis, kui ma hakkasin ringi vaatama, siis ma vaatasin, et enamus inimesi, kes kuidagi elavad mõnusamalt, võib-olla neil on rohkem aega, vähemalt on paindlikumad graafikud, saavad võib-olla endale ja perele rohkem lubada, siis tegelikult enamus neist on ettevõtjad. Ja loomulikult mul tekkis ka huvi, kuna ikkagi käisin Soomes elades ärikoolis ja kunagi sai mindud ka siis ärikõrgkooli või noh, ütleme, ei olnud ärikõrgkool, oli lihtsalt majandusele suunatud kõrgkool. Aga seal ma sain ka aru üpris kiiresti, et seal vähemalt sel hetkel koolitati ainult häid töötajaid. Et seal nagu sellele äripoolele väga rõhku ei pandud. Aga kunagi ma kuulsin ka sellise ütluse,
mis mul jäi kõlama ja mõtlesin, et jagan ka seda teiega täna. Et ettevõtlus on seda, et elada mõned aastad oma elu nii, nagu enamus inimesi ei ole valmid selle jaoks, et elada oma elu lõpuni nii, nagu enamus inimestel pole võimalik. Ja siis, kui ma seda ka veel kuulsin, siis ma mõtlesin, et oot, et mis see ettevõtlus siis endast nagu kujutab, et aga kuidas minust saaks ettevõtja. Ja siis ma hakkasingi erinevaid ärivõimalusi mõtlema, vaatama, aga ei olnud sellist, mis oleks nagu sütitanud, et mitte mingi paha pärast. Esiteks ma ei oskaks juuksur olla, aga järgmist juuksurit teiste juuksurite kõrvale või lähedusse ei taha ka panna püsti, on ju. Või järgmist, ma ei tea, kohvikut või mis iganes. Et kui paned veel väga valesse kohta, siis võib-olla leiad omal hommikul, lähed tööle, on keegi visanud võib-olla Molotovi kokteili sul aknast sisse, et seal nii-öelda siis võistlevat ettevõtet mitte sinna kõrvale lasta. Aga unistused samas mul olid mingil hetkel hakkasid ikkagi kasvama ja kui sissetulekud olid nii, nagu nad olid, siis noh, ma otseselt ei teadnud, ma tean, et mingil hetkel mul oli 5 töökohta, et ma mõtlesin, et nagu mul ka vanemad on näidanud, et kui sul on mitu töökohta, siis nii-öelda teenid rohkem raha, aga kui mul oli 5 töökohta, siis ma ei ütleks, et ma rohkem teenisin, aga aega ka rohkem ei olnud. Aega oli nagu väga-väga palju vähem. Et siis ei olnud ainult nagu miinusel seal konto peal, vaid oli ju miinus juba ajaliselt. Ja siis ma kunagi umbes samasuguse mõtte järgi nagu see lause siin, et kas sa kahandad oma unistusi või suurendad sissetulekuid, siis ma nägin kunagi, kui ma ei eksi, siis oli IKEA reklaam, kus midagi oligi vastavat, et mis sa ikka neist oma sissetulekutest suurendad, et lihtsalt võta väiksemad ja odavamad unistused ja tule shoppa IKEA-s. Ma mõtlesin, et see on nüüd kuidagi läheb nagu vähemalt oma väärtuste vastu, et ma vaatan, et mõned inimesed ikkagi suudavad endale rohkem ka lubada. Et miks mina siis halvem oleks? Ja no 2009 tuli tegelikult minu ellu juba otsemüük esimest korda, kui ma olingi frantsiisiäri põhimõtetega tutvunud ja siis ma nägin, et otsemüük on nagu selline mini frantsiisiäri, aga samas olematu riskiga ja omamoodi suuremate võimalustega ja samas ka rohkem vabadusega. Ja sel hetkel tutvustati mulle ka siis sellist asja, nagu on rahavoo kvadrant. Ja see pani mind tõesti mõtlema, et rahavoo kvadrant on põhimõtteliselt Robert Kiyosaki selline väljendus, et kuidas on 4 erinevat klassi või moodust, kuidas maailmas raha teenida. Ehk nagu te näete, siin on T on siis töötaja, ehk sa oledki kellegi juures tööl, sa põhimõtteliselt vahetad oma aega raha vastu ja teenid sellest siis sellise summa raha, mis keegi arvab, et sinu väärtus või sinu ajaline väärtus on, mis on suurepärane. Enamus inimesi vajavad töökohtasid, mina ka olen läbi elu teinud tööd, mu CV on hirjum kui lehmad põllu peal ja see oli suurepärane, aga samas ma ikkagi otsisin oma kohta, ma tahtsin midagi, mis kõnetaks rohkem, mis annaks ka mulle võib-olla hingeliselt juurde ja milles oleks tõesti niimoodi, et iga päev, kui hakkad tegema seda, siis sul on hea meel teha seda. No ja siis tuligi see ettevõtlus, aga mis see ettevõtlus oleks mulle, mina seda sel hetkel ei osanud öelda, aga ettevõtja on, enamasti ta on väike ettevõtja, võib-olla tal on mõned inimesed ka tööl endal. Tänapäeval väga paljud mõtlevad, et kuidas saaks kuskilt väljaspoolt mingid teenused sisse osta, sest ettevõttel töötaja hoidmine on suht kulukas. Ja siis enamasti ongi, et kui ettevõtja on FIE või väikeettevõtja, ka OÜ, siis enamasti ta teeb ikkagi ise enamuse tööst ära. Mul oli just üks kohtumine, kus ongi väikeettevõtja, oli siin just paar päeva haige, küsisin, et aga mis siis toimus, et kuidas sa oma ettevõttega läbi käid. No ettevõttel oli lukk peal, mitte midagi ei toimunud, sissetulekut ei tulnud. Ainult lootis, et liiga kaua ei ole haige, sest muidu tal on nagunii suured miinused taga, et saaks vähemalt kuu ära elada. Ehk jällegi, tavaettevõtja on enamasti suht üksik. Ma olen ka siin ettevõtjate teatud kogukondades ringi liikunud ja suhteid arendanud ja see on tõesti väga kurb näha, väga kurb kuulda ja siin aastakümnete jooksul kohtunud paljude ettevõtjatega, kes ongi, nad on väga üksinda,
keegi ei aita neid, keegi ei anna neile nõu, sest enamus on ikkagi nende konkurenti. No ja siis F-i juurde jõudes seal on firma omanik. No firma omanik tähendab seda, et sul on juba natuke suurem ettevõtlus. No tegelikult majandusajakirja Forbesi järgi päris palju suurem ettevõte. Majandusajakiri Forbes ütleb, et sa oled firma omanik sel hetkel, kui sul on sinu organisatsioonis või ettevõttes tööl vähemalt 500 inimest. No okei, tänapäeval, kui mõelda, et kuhu AI ja kõik muu on arenenud, siis võiks öelda võib-olla, et see inimeste kogus ei ole enam nii määrav. Samas mõtleme näiteks Zinzino peale, kellega meie teeme koostööd. Täna on seal üle 200 inimese tööl, siis käive on üle 200 miljoni euro, siis ma ütleks, et ta on ikkagi üpriski suur ettevõte juba. Võib-olla mitte väga suur, Forbesi listile ta veel ei ole jõudnud, aga ikkagi suht suur. Aga selleks ongi palju aega, palju ressursse vaja, et sellist ettevõtet üles ehitada. Ja 4. kategooria, kus siis raha teenida, on investorid. No seal peab ka olema teadlik, et üks on kindel, mis mulle on õpetatud, et ole valmis investeerima ainult nii palju, kui sa oled valmis kaotama. Et investeeringud, on see siis sul aktsiabörsil, on nad mingid krüptod või on nad kinnisvara, igalt poolt võid saada endale miinuse kätte. Et sa pead väga teadlik olema ja valmis olema selle riskiga elama. Ja nagu on öelnud seda ka paljud minust targemad investorid, on see, et enamus inimesed ei ole valmid või ei suuda lihtsalt selle riski kandmisega toime tulla, ehk neil ei olegi mõtet investoriks hakata. Seda ütles minu arust selline härra nagu Warren Buffett, kes on üks kõige edukamaid inimesi üldse ja kindlasti üks edukamaid investoreid maailmas. No, aga mis sellel rahavoo kvadrandil siis minuga pistmist oli? No mulle räägiti, et okei, Margus, näed, täna sa oled siin töötaja rollis, aga läbi otsemüügi on sul võimalus alustada ettevõtlusega. Ja samas, nagu ütleb seda ka Kiyosaki oma raamatutes, on see, et esiteks otsemüügis sul on kõige lihtsam ja riskivabam ja ka kiirem moodus alustadagi töötajast ettevõtjana. Ja samas kõige kiirem ja riskivabam võimalus jõuda ka siis firma omaniku rolli. Ma mõtlesin, et okei, päris huvitav. Ja loomulikult, kuna seal on siis majanduslik areng on ka veel, näiteks Zinzino põhjal võibki öelda, nagu paljud ütlevadki, et Zinzino on tegelikult koolitussüsteem, kuhu on kaasatud kompensatsiooniplaan. Ehk kogu aeg, mida rohkem sa koolitad, seda kaugemal on sul võimalus oma karjääri jõuda. Ehk samamoodi ka siin, nagu me teame, väga paljud on ka investeerimise kaudu Zinzinos ka saanud suht edukaks. Okei, see kõlas mulle juba huvitavalt, et oleks midagi, millega võiks siis tegeleda. Ja minu põhimõte oligi, et ma vaatan Zinzinot vähemalt aasta aega. Esiteks kohtud samasuguse mõttelaadiga inimestega. Õpid ettevõtlusest praktikas, mitte ainult kuskil koolipingil. Nagu ka mul oli seal kõrgkoolis, sinna tuli ma ei mäleta täpselt, mis tunnid need olid või mis kursus see oli, mida ta õpetama tuli, aga keegi härrasmees, kes oli ikka päris tublisti põrunud ettevõtluses. Ja nagu mulle on üks mentor kunagi öelnud, see võib ka olla pooleldi naljaga, et õpetama tavaliselt koolidesse tulevad need, kes ise ettevõtluses hakkama ei saa. Et samas on ka tänapäeval me teame, et on palju lektoreid õnneks tänapäeval koolides ka edukaid ettevõtjaid, kes tulevad, jagavad oma teadmisi. Tänane kultuur on muutunud, aga nad ongi tavaliselt sellised, kes ei õpeta kogu aeg, või nad ongi sellised, kes vahepeal käivad, jagavad oma mõtteid ja lähevad siis oma eluga edasi. No vot, see oli mulle huvitav. Aga mis veel tegi huvitavaks selle rahavoo kvadrandi juures oli see, kui räägiti, et Margus, et kas sa oled kuulnud või aru saanud, et siin töötaja ja ettevõtja, väikeettevõtja pool on 95% inimesi ja seal teisel pool, kus on siis firma omanikud ja investorid, et seal on ainult 5% inimestest. Ja vahest on käinud küll läbi see mõte, et tegelikult maailma ütleme, kõige rikkamaid on ainult mingi 2%, kelle käes on enamus maailma varadest. Aga
siis mulle öeldigi, et jaa, aga enam-vähem nii see ongi, et seal töötaja ja ettevõtja poole peal, seal on ainult 5% maailma varast, rahast, ja teisel pool on 95%. Ja noh, kuna ma olen kunagi ilmselt sellele inimesele, kes mulle seda rääkis, arusaadavaks teinud, et ma ei ole võib-olla mingi matemaatikageenius, siis ta igaks juhuks tegi mulle puust ja punaseks, et nii, et paneme nüüd siia, me olime ühes kohvikus, kus kõrval oli suur tühi plats, et paneme siia tühja platsi peale nüüd seisma 95 inimest ühte ritta ja teises reas on 5 inimest. Ja nüüd 95 inimese vahel jagatakse 5 eurot ja teises reas, kus on 5 inimest, nende vahel jagatakse 95 eurot. Said sa nüüd, Margus, aru? Ma ütlesin, jah, sain küll aru. Ja siis ta küsis, et aga kummas rivis sa nüüd ise tahaksid olla? Ma ütlesin, no loomulikult seal, kus on vähem inimesi ja rohkem raha, et pole küsimustki. Ja noh, siis ta küsiski, et aga tahad sa kuulda, kuidas sul on ka võimalus sinna jõuda? Ja noh, läbi selle, et räägitigi, et sul on võimalus töötada kus iganes sa soovid, alustada poole kohaga. Ma eratreenerina tegin sel hetkel päris palju tööd, tihtipeale 90 tundi nädalas. Mul oli väikene miinus endal kontol, natuke suurem miinus, mis tekitas sellist väikest ärevust ja noh, ma olin selleks hetkeks arvestanud, et kui ma oma palgaga edasi lähen, siis ma maksan seda oma miinust järgmised 30 aastat. Et see tekitas sellist, et on vaja natukene auru anda. Aga siis see, et teeni passiivset sissetulekut, ma mõtlen, mis asi see on, et passiivne, tavaliselt sa oled passiivne, siis ei juhtu mitte midagi. Aga siin öeldigi, et kui sul on ehitatud hästi oma äri ja seal on rahulolevad kliendid, kes tarbivad sul tooteid, siis sa teenid ka siis, kui sa magad, nagu seda on öelnud jällegi härra Warren Buffett. Et kui sa ei leia endale võimalust teenida ka magades, siis sa töötad kuni surmani. Jällegi mul ei olnud töötamise vastu midagi. Ma tean, et siin Siinoga ma lähen edasi järgmised 100 aastat ka. Aga see, et sul on võimalus teenida ka siis, kui sa magad või oled perega või reisid või mis iganes sa teed, siis see tekitas ka jälle sellist huvitavat ambitsiooni. Ja noh, kõik muud huvitavad asjad, mis siin on ka loedeldud. Ja siis mul räägitigi, et tegemist on meil siis Rootsist pärineva ettevõttega. Noh, räägime Skandinaavia ettevõttest, kuna asutajad on pärit Norrast, ettevõtte juht on ka Norrast ja meil on ka tehased ja koostööpartnerid on Norras. Aga põhimõtteliselt on Rootsi ettevõtte, Rootsi börsil Nasdaq First Nordil olev ettevõtte. Ja no sel hetkel, kui meie alustasime Viktoriga 2011, ettevõte ei olnud kuigi suur veel. Et sel hetkel olime 7 turul, kliente oli selleks hetkeks circa 20 000, võrreldes tänasega meil on 550 000 ja oleme jõudnud juba no tegelikult üle 100 riigi, kuhu me saame nii oma kliente teenindada, kui siis ka äri ehitada. Ja loomulikult see, et me oleme Nasdaqi ettevõte, et sul on kõik vabalt näha, mis ettevõttes on toimunud. Iga kvartali puhul on näha, et kuhu ettevõte liigub. Näiteks nüüd aprillikuus meil oli 54% oli kasvu. Terve aasta peale siis nende 4 kuu peale 58% kasvu. Nii et see aasta tõotab tulla väga-väga huvitav. Ja loomulikult, kui me vaatame ka sinna börsi suunas, siis täna jällegi murti seal rekordeid. Et jällegi need, kes on meil aktsionärid ehk on endale hankinud siis Siino aktsiaid, siis palju õnne. Et ma usun, et paljudel oli täna jälle selline tunne, et kas lööks järgmise šampuse jälle lahti. Aga just ongi, et seesama, millest Viktor ka rääkis, et meil on võimalus teha ükskõik, kas me oleme kodus, kas me oleme kuskil teises riigis, kus iganes me tahame seda tööd teha, meil on võimalus ehitada seda äri globaalselt. Ja võib-olla tundubki sulle täna, et kui sa istud seal oma kodu diivani peal või kuskil laua taga, et no mis me räägime sellest, et ma ehitan kuskile mujale, et ma naabri Mallet tunnen ja Malle võib-olla ostab ka mult midagi. Aga see ei ole ainult sinust sõltuv. See on sinust sõltuv selles mõttes, et kui sa oled inimestega valmis rääkima ja jagama seda põhimõtet, siis andma seda võimalust ka teistele, siis sealt võib ka Malle mingil päeval öelda, et kuule, ma tahaks ka lisaraha teenida või ma tahaks ka midagi muud teha või ägedate inimestega koos käia ja nii edasi.
aga nagu see toimus ka mul, mina alustasin Soomest, siis me saime toodud ta Eestisse ja läbigi selle kõige, mis me siin oleme teinud, siis järsku meil hakkas tulema kliente ka USA-st ja siis, kui hakkasid Euroopa riigid avanema, tuli Euroopast erinevatest riikidest kliente ja partnereid ja täna neid on Aasias ja põhimõtteliselt üle maailma. Ehk ongi, et väiksest Eestist on võimalus sul ehitada globaalne äri niimoodi, et sa ise isegi ei tea, et ta on sinna läinud. Ja kuidas ta on läinud, sul pole võib-olla õrna aimu ka. Ja see teeb selle väga-väga huvitavaks ja jällegi loob ka väga suured võimalused ja ka omamoodi turvalisuse. Et nagu seda ütles meile ka ettevõtte asutaja Örjanseele eelmisel nädalal meie koosolekul, et kui sa tahad tõesti ehitada turvalist ja head ettevõtlust, mis sul püsib, siis proovi ehitada oma ettevõtte vähemalt 4 erinevasse riikisse ja võimalikult ka erinevatel kontingentidel, et nad ei oleks liiga läheduses. Sest tänapäeval, nagu me näeme, siis maailmas toimub erinevaid asju pidevalt, siis selleks, et kindlustada oma pere ja enda heaolu, siis tasub selle nimel tegutseda. Ja tänapäeval väga paljud asjad töötavad läbi interneti, seega ongi, et terve maailm on valla ka sealt samast su enda kodu diivani pealt. Mis aga teeb Zinzinost huvitava, on see, et me jookseme põhimõtteliselt ühe megatrendi eesotsas. Ma arvan, et enamus inimesi on teadlikud, on kuskilt kuulnud, on võib-olla millalgi ka kasutanud selliseid tooteid, nagu on omega-3. See on üldiselt kõige enam tarvitatud toidulisand. Ja ka mina kasutasin neid ka enne Zinzinot. Aga ennäe, nagu siin on näha, siis minule lisaks 500 miljonit inimest kasutab omega-3-sid. 1 miljard inimest kasutab mingeid vitamiine, ma kasutasin selliseid ka. 1,5 miljardit inimest järgib mingisugust spetsiaalset toitumisharjumust. Täna ma järgin võib-olla spetsiaalsemat toitumisharjumust, minu jaoks väga normaalne. Aga ütleme, et ma olin väga spetsiifiline juba ka Zinzino alguses oma toitumise pealt ja ikkagi endine eratreener, suht teadlik, et mida süüa, kuidas süüa ja nii edasi. Ja nagu siin ka öeldakse, et 97% sellest 3 miljardist inimesest, kes juba teadlikult panustavad oma heaolu ja tervise peale, nad ei saa balance testist ehk Zinzino arendatud vereproovist nii-öelda rohelise tulega läbi. Ja see tekitas ka mul väikse sellise, ütleme, pettumuse enda osas, sest ka minul esimene test ei olnud optimaalne, mida ma eeldasin, et ta võiks olla. Ja kui me nüüd mõtleme, et see on samasugune probleem peaaegu 3 miljardil inimesel, kes juba teadlikult panustavad oma toitumise, rääkimatagi sellest 5 miljardit, kes hetkel võib-olla ei tee peaaegu et üldse mitte midagi oma tervise heaks, siis see turg on lihtsalt üüratu. Et meil on palju teha Eestis, meil on palju teha lähiriikides, meil on väga palju teha maailma ulatuses. Ja tänaseks, kui me nüüd mõtleme, et meil on circa 1,5 miljonit testi kohe tehtud, siis me hakkame jõudma nüüd sinna suunanäitajate faasi. Ehk nagu siin on näha, on uuendajad ehk need, kes on innovaatorid, kes jooksevad kõige trendi alguses. Nemad võtavad sellest koorest nii-öelda kõige parema osa, aga suunanäitajad, see hakkab juba minema massidesse. Ja me hakkame täna jõudma sinna ja sellepärast ma tean, et Viktor on nii mega elevil ja paljud teised partnerid ka, et maailm on meil valla, inimesed on rohkem teadlikud. Siin just Viktor, kes oli eelmine nädal, kui jagas, oli üks artikkel, kus räägiti täpselt sellest teemast, et miks omega-3 on vajalik, miks on probleem sellega, et inimesed ei saa piisavalt omega-3, saavad liiga palju omega-6 ehk ka meedias kajastatakse seda palju rohkem tänapäeval sellest samast teemast, millest meie räägime ja ka terviseprofessionaalid tulevad kogu aeg rohkem teadlikumaks selle eest. Ja millest me siis tegelikult räägime, ongi see, et me tänapäeval, olgugi, et mõned võib-olla väidavad, et meil on võimalus väga hästi toitudest saada kõik oma toidust kätte, siis nagu me kindlasti oleme aru saanud, siis see toit ei ole enam tänapäeval sama, kui mis ta oli
näiteks Eestis võib-olla veel 10-15 aastat tagasi. Rääkimata keegi ülejäänud maailmas, seal on see toidu kvaliteet juba ammu alla käinud. Aga probleem ongi selles, et enamus toitu, mis tänapäeval meil laua peal on, ta ei ole kasvatatud, vaid ta on toodetud inimeste poolt. Seal kasutatakse jõusöötasid, seal, kui me räägime loomadest, siis seal on kindlasti mingeid antibiootikume, võib-olla hormoone, et nad kiiremini kasvaks ja kõike muud huvitavat, mis siis tegelikult ju kandub ka meie organismi. Ja üks asi, mis siis avastati seal 2000-te alguses, oli ka see, et rasvhapped omega-6, omega-3, omega-6 on siis seal kõik sellised kõige odavamad rasvatooted. Räägime siis rüpsiõlist, rapsiõlid, soiaõlid, päevalilleõlid ja kõik sellised, mis siis on kategoorias omega-6, mis on ka meile vajalikud, aga me saame neid tänapäeval toidust liiga palju. Ja see ongi see probleem, et see vahekord nende vahes, kui ta peaks olema 1:1 või ütleme, ideaalne on ka seis veel, kui ta on 3:1, siis sul organism suudab veel optimaalselt talitada, siis tänapäeva inimene keskeltläbi saab 15 korda rohkem Euroopas seda omega-6 kui omega-3. Ja omega-6 on siis selline rasvhappe, mis tekitab meil põletikulisust ja kui see põletikuline seisund on meie organismis pikemat aega, siis seal hakkab tekkima ka erinevaid terviseprobleeme, elustiilihaigused ja kõike muud nii-öelda huvitavad. Ehk nüüd, kui sa mõtled enda toidu peale, kui palju sa ostad valmis toitu kuskil, kui palju sa käid kuskil restoranides söömas, ma olen mitme restorani omanikuga rääkinud, et aga miks te kasutate neid kõige odavamaid või mitte tervislikke õlisid. Nad vaatavad mulle huvitava näoga otsa, et aga sa tead ka, et kui palju maksaks, kui me kasutaks ainult mingit kõige kvaliteetsemat oliivõlju. Et niigi vähe on seda katet seal toitude peal, mis sellele ettevõtjale kätte jääb, siis kui nad veel midagi kvaliteedis parandaks, siis see läheks ikka megakalliks. Ehk ongi, nad ostavad suurte tünnidega neid omega-6 rasvhappeid, neid pannakse sinna igale poole sisse ja meie vitsutame õnsalt sisse. Võib-olla toit on suurepärase maitsega, aga see, mis ta meie tervisele teeb, see on küsitav. Ja noh, kui mõelda siis, et need, kes söövad palju kala, kus sa oma kala ostad, kas ta on vabalt püütud või on ta ikkagi kasvanduse kala. Siin mõned aastad tagasi näiteks Norras tehti Norra lõhe puhul uuringud, mida enamus inimesi ju vitsutab sisse nii Baltikumis kui ka Põhjamaades, siis Norra lõhed ise sisaldasid kõigi antibiootikumi ja hormoonide ja kõige muu lisaks 16 korda rohkem omega-6 kui omega-3. Ehk sa võib-olla saad oma valgud, ta on võib-olla maitse, saad kõhu täis, aga jällegi ta tekitab siis põletikku ja võib-olla enamus inimesi arvavad ka, et nad saavad seal oma omega-3 kätte, et siis ei tarvita ka mingeid lisandeid, mis kahjuks see nii ei ole. Ehk kui sa tahad oma laual vabalt püütud kalast saada piisavalt omega-3, siis sa peaksid sööma circa 2,5–3,5 kilo olenevalt kalast iga nädal. Ma tean, et Viktor on meie suur kalamees, aga ma isegi ei usu, et Viktor nii palju kala vitsutab sisse. Et see on ikka päris tubli söömine. Ja tänapäeval, kui räägid sellest inimestele, siis nad vaatavad sellise näoga, et kuule, sa kalaleti hindasid ka vaatada. No ma kahjuks ei vaata, aga nad ütlevad, et väga kallis on. Nii et selles mõttes sinna väga lihtsalt ei saa. Ja minul on minu põhimõte elus on see, et ma tahan sellist stressivaba tervist ja heaolu. Ma ei taha liiga palju keskenduda sellele, et mis ma nüüd iga päev tegema pean. Ma tahan, et mul on lihtsalt kombed, mida ma saan järgida iga päev, mis viivad mind selle optimaalse heaoluni. Ja kõige lihtsam seda ongi kindlustada, et sa oled selles tasandis, et sul on optimaalne heaolu läbi testi. Meie teeme oma perega mitu korda aastas neid teste. Olgugi, et me teame, et meie toitumine on suht tasakaalus, väga mitmekesine, siis sellest hoolimata igaks juhuks vaatad üle korra 2 aastas vähemalt, et kus su tasakaal on. Minu isiklik tulemus ei olnud see 10,4, see on kusjuures meie asutaja Örjan Seele esimene test 10,4, olgugi, et ta samal ajal kasutas 2 erinevat väga kallist omega-3 preparaati. Minu esimene test oli 7,9:1. Ka jällegi, nagu ma mainisin, väga spetsiifilise toitumise ja ka samas kasutasin omega-3. 7,9:1, ma olin täiesti šokis, et mis mõttes. Ma eeldasin, et mul on nagu optimaalne. Ma ju tean, ma olen eratreener, kuidas süüa, kuidas toituda, mis iganes on.
ja see ei olnud kaugeltki nii. Aga see tegi minu jaoks asja huvitavaks, et kõigepealt testitakse, enne kui hakatakse midagi müüma. Vaatame, kas sul üldse on vaja. See oli väga huvitav. Ja no, nagu siin juba mainitud, siis kahjuks see tasakaal on terves maailmas paigast ära. Ehk põhimõtteliselt võime öelda seda, et meie kõigi, kui me võtame näiteks 100 meie lähimat tuttavat, siis arvatavasti 95 neist on tasakaalust väljas. Ehk kui nad tahavad elada kvaliteetset, rõõmsat, ütleme siis stressi ja rohkem probleemivabat elu, siis nad peaks ennast tasakaalus hoidma. Ehk meil on väga oluline töö aidata neid inimesi, kes vähemalt tahavad oma tervise heaks midagi teha. Ja neid on tänapäeval palju. Ma arvan, et see, et meil oli see pandeemia siin vahepeal, siis inimesed said kindlasti rohkem kinnitust, et neil on vaja enda heaolu, enda pere heaolu eest ise hoolitseda. Ja tänu sellele kõik sellised testipõhised teemad on aina rohkem esile tõusnud ja rohkem sellised, mida inimesed otsivad. Ja kuidas me selle probleemi siis lahendame, mis meil on käes, on väga lihtne. Meil on, võiks öelda, omamoodi maagiline toode, balansõli, kus on siis kokku segatud väga kvaliteetne kalaõli koos oliivõliga, mis toob sinna juurde sellise komponendi nagu polüfenool, mis siis kaitseb ja aitab ka sellel omega-3 paremini imenduda. Ja miks ma ütlen maagiline on see, et kui me ütleme inimestele, et juba 4 kuuga sul on võimalus saada ennast tasakaalu, mis tähendab, et rakupõhiselt sa saad enda organismi tervemaks ja töötama optimaalselt, siis jah, seda võib öelda maagiliseks, sellepärast et ta annab oma organismile elujõu tagasi, kus ta suudab juba ka ise hakata vaikselt erinevaid probleeme võib-olla lahendama. Ja mis tähendabki seda, et me võtame seda igapäevaselt, siis teeme 4 kuu pärast teeme kontrolltesti ja mis oli minu jaoks väga-väga oluline, oli see, kui öeldi seda, et 95% inimestest, kes tarbivad seda toodet, vähemalt 4 kuud oma isiklike soovituste järgi saavutavad tasakaalu 3-1 või alla selle. Ja seda me oleme näinud ka. Nagu me näitasime, meil on peaaegu 1,5 miljonit testi tehtud ja seda on väga hästi näha, et milliseid muutuseid inimesed saavad tasakaalu, aga see on veel ägedam, milliseid muutuseid inimesed saavad oma igapäevases elukvaliteedis. See on olnud nagu kõige-kõige ägedam. Tihtipeale küsitakse, kellel seda vaja on. No, nagu siin on juttu olnud, siis tegelikult võiks öelda, et igalühel, ükskõik mis elufaasis nad on, siis on soovituslik ennast tasakaalus hoida oma organism optimaalses vormis, optimaalses töökorras. Sest noh, kui sa nüüd mõtled ka, ma ei tea, oma auto peale, et noh, kui palju ma teda siis hooldama pean? No kui ta sul mootor kinni lükkab, siis tasuks nagu hooldada võib-olla, kui sa tahad punktist A punkti B jõuda. Sama on ka meie organismiga. Kui me tahame iga päev olla energilised, kui me tahame ennast tunda hästi, kui me tahame, et meil ei oleks haiguseid kallal, siis kõige lihtsam on hoida ennast tasakaalus, hoida nende väikeste tegudega ennast paremal joonel, kui see, et mitte midagi teha selle jaoks. Ja lasta elul lihtsalt voolata ja võib-olla kiiremini ka jõuda sinna mulla alla. Et jah, kui juures nüüd mul tuli meelde, et Viktori jagatud artikkel rääkiski sellest, et see omega-3 tarbimine võib pikendada su eluiga ja mulle see väga-väga pakub huvi, et kuidas esiteks elada kauem, aga elada ka kvaliteetsemat elu. Ja siin on näha erinevad tervise, ütleme siis positiivsed väited, mida me saame siis öelda, et mida kõike meil teeme nende toodetega. Loomulikult on meil ka teisi tooteid, mis toetavad neid samu asju, aga ka väga palju muud, sest see, et me saame inimesed tasakaalu, see on esimene samm, aga et ennast tõesti optimaalselt hoida ja ka näiteks seda vananemist kaugemal hoida, siis meil on väga palju huvitavaid tooteid. Või noh, ütleme mitte väga palju, aga piisavalt huvitavaid tooteid, et me vaatame keha tervikuna, sest kui mõned otsivadki seda ühte imetabletti või mis iganes toodet, siis ühte sellist ei ole olemas. Küll aga kui sa vaatad tervikuna, sul on teatud kombod, kus sa saad siis oma tasakaalu kätte, saad oma organismi toidetud piisavalt hästi toitainetega, et sa saad piisavalt vitamiinid, mineraalid, fütotoitained ja kõik muu. Sul on soolestik on korras, sul ei ole uneprobleeme
ja kõik muu selline, siis elu võib minna päris huvitavaks. Ja no nagu näha, siis ka meie ettevõtte asutaja Örjan Seele sai 120 päevaga ennast tasakaalu ehk 1,7 ühele, ka minu tänane tasakaal on 1,5 ühele. Ja noh, põhimõtteliselt võibki öelda, et viimased 12 aastat on siin oldud väga heas tasakaalus. Et circa 2 ühele või alla selle. Ja tänu sellele, et meil on väga hea süsteem, väga head tooted välja arendatud, see testipõhisus on, ma arvan, et väga-väga oluline, sest me oleme täna ikkagi maailma juhtival positsioonil, kui me räägime testipõhisest toitumisest, siis nagu näha, on see kaasa toonud ka päris ilusa kasvu ettevõttes. Et sellist pilti väga paljude ettevõtete puhul ei näe ja kuna täna on meil ka juba ettevõtte 20. aasta, siis sellist kasvu hoida 20 aastat on suur töö, aga samas tundub, et see aeg on läinud nagu väga kiiresti ja samas ka väga lõbusalt. Jällegi toon ma selle meeldetuletuse, et me oleme täiesti alguses. Ehk meil on võimalus parandada enda elukvaliteeti igapäevaselt. Nüüd tervise ja heaolu poolt, aga heaolusse kuulub minu arust ka majanduslik heaolu ja seda saame parandada siis, kui me anname endale võimaluse ka alustada Zinzino partneritena. Sest ma ei näe nagu põhjust, et kui on võimalus valida 2 ülihead asja, miks ma võtaks ainult ühe? Loomulikult ma tahan mõlemaid, ma ei tea, kas mul on ahne või mitte, aga loomulikult ma tahan mõlemaid. Ja noh, tänu sellele, et ma tegin selle valiku 2011, et me alustasime selle äriga, siis see 30-aastane plaan maksta ära oma võlgaseid, see läks ainult mõne aastaga ja ma samas sain hingata, ma sain elu nautida, ma sain reisida, ma sain teha ka teisi asju, ei pidanud ainult tööd ruguma 90 tundi nädalas nagu eratreenerina, olgugi, et see töö mulle väga meeldis, siis Zinzino andis kindlasti vabadust rohkem juurde. Ja noh, tänapäeval ongi olnud võimalus ka teistel inimestel oma elukvaliteeti nii heaolu ja tervise poolt, kui siis ka majanduslikult poolt parandada. Ehk meil on väga lihtne võimalus alustada ka äriga ja samas ongi, et kuna meil on väga hea süsteem, väga head mentorid, väga head koolitused ja materjalid selleks, siis see äri ei ole keeruline. Jah, küll sinna on vaja panustada, aga ta ei ole tõesti keeruline. Selleks ei ole vaja meil minna koolipingile istuma 3-5 aastat, et õppida, vaid me hakkame päevast 1 pihta ja sul on võimalik juba päeval 1 hakata raha teenima. Küsimus on lihtsalt, kui palju sa raha tahad teenida. Ma tean, et paljudel meil pani silmad särama selline tase nagu Diamond. See oli umbes sama summa, mis ma teenisin sel hetkel Soomes töötades ka oma eratreenerina. Ja ma mõtlesin, et okei, et kui sinna jõuaks mõne aastaga, siis see võiks olla päris tore, et tuleks topelt sisse tulek. Siis saaks juba topeltkiirusega oma võlad ära maksta. Aga no nii ta läheb, et vahest on sul ka selline situatsioon, et sa võib-olla ise ei saa kõigest kohe aru, aga sul on tiimis inimesed, kes on sinust tragimad, ambitsioonikamad, nad näevad midagi, mida sina võib-olla ei näe, mis saab ka sind millalgi nägema asju. Siis ma mäletan väga hästi 2012, kui me olime Soomes ühel suuremal koolitusel, see oli veebruar 2012. Me olime Viktoriga mõlemad saavutanud, nagu siin on näha, selline tase nagu executive. Ja kus see hull siis hakkas sealt lava pealt karjuma ja after 2 months already Diamond. Ma vaatasin, mida sa teed, ole vait. Aga tal oli õigus. Ise sain ka natukene erinevaid mõtteid sealt koolituselt. Sain ka jalaga nii-öelda tagumikku otse meie ettevõtte asutajalt. Mitte konkreetselt, aga põhimõtteliselt. Ja nii see läks, et pool kuud sellest, peaaegu kuu aega, natukene vähem läks aega, et kui ma olin siis otsustanud, et rohkem gaasi vajutada, andsin oma tavatööst tunde ära, nii-öelda raha, mida ma konkreetselt oleks teeninud, andsin ära põhimõttega, et võib-olla ma Zinzinos teenin raha. Aga see otsus oli ülimalt oluline, sest selle ajaga ma saavutasin, see oli 3 nädalaga põhimõtteliselt executive'ist teemandiks. Siis läks veel mingi 2-3 nädalat, siis ma otsustasin vallandada oma ülemuse, kõndisin sinna kontorisse ja ütlesin, et
kuule, suured tänud sulle kõige eest, mis sa oled minu heaks teinud, aga nüüd on selline lugu, ma kõnnin siis uksest välja ja ma enam tagasi ei tule. Siis sai hüpatud laeva peale, Viktoril oli siin juba suur äri ehitamine väga-väga kuumas voos, aga siis me tegime väiksed muudatused ja ennäe, järgmise kuu lõpuks oli ka Viktor Teemant, nii et tal oli täitsa õigus, kui ta ütles, et only after 2 months already diamond ja nii ta oli. Ja siis, kui me hakkasime, põhimõtteliselt võtsime selle, mis me tegime ise, panime nii-öelda paljundusmasinasse, vajutasime play, kuidas neid teemandeid hakkas tulema. Sest kõik on lihtsalt meie enda otsustada. Kui sul on tahe, meil on süsteem, meil on oskused, meil on võimalus, ka sul. Just oli event. Ka sul on after 2 months already diamond võimalus olla. Või 3 kuu pärast, või 4 kuu pärast. Tee lihtsalt see otsus. Tavaliselt alustavalt inimeselt ma küsin ka, et okei, et aga kui palju sa tahad teenida ja kui kiiresti sa tahad sinna jõuda. Et ütleme, kui kiiresti sa tahad, et näiteks Zinzino kaudu tuleks sul nii palju raha, et kõik sinu arved saaksid makstud. Kui palju sul on vaja, et saaksid dubleerida oma sissetulek ja kui kiiresti sa tahad sinna jõuda. Ja kui räägime ka majanduslikust vabadusest, see on muidugi igale ühele midagi erinevat. Aga kui ma räägin nüüd sellest teatud inimesest, temaga uurin välja, et mis on tema majanduslik vabadus, tihtipeale inimestele, kui me räägime seal 10 000 pluss eurot, siis see on juba selline, millesse võib-olla ei ole usutud, aga elavad selles unistuses, et võib-olla mingil päeval võiks selle saavutada, sest see võiks olla juba majanduslik vabadus. Kui kiiresti sa tahad sinna jõuda? Ja me ei mängi lihtsalt seda mängu ja nüüd unistame ja siis istume maha ja hakkame midagi tuleb. Ei, me teeme konkreetse plaani ja me hakkame koos seda teostama. Väga selge. Meil on 1000 inimesed, kes on saavutanud teemandi. Mäleta, eelmine kuu tuli ka ettevõttesse vist circa 50 teemandit või midagi taolist. Et iga kuu kuskil pool maailmas, meil tuli ka paar kuud tagasi tuli uus teemand Eestis. Et siin on mitmed inimesed on selle ära teinud. Ma ei näe mitte mingit põhjust, miks sina ei oleks üks järgmisi teemandeid, miks sa ei oleks üks järgmisi direktoreid, miks sa ei oleks mingil päeval üks järgmise kraune või ka presidente. See on lihtsalt vaja pühenduda ja tegutseda ja teha seda järjepidevalt. Meie oleme teinud kogu aeg. Me ei ole ühelgi nädalal, võib-olla mingil hetkel jah, oleme mingid puhkused teinud, aga põhimõtteliselt kogu aeg on mingid tegevused. Ja tegelikult edu valem, on see siis sul toitumise ja tervise juures, on see sul trenni tegemise, on see sul äri juures, ongi see, et väiksed igapäevased sammud viivad sind edu juurde. On olemas selline kontseptsioon nagu Slight Edge. Sellel on kirjutatud ka raamat sama nimega, Slight Edge. Ja see põhimõte räägib sellest, et su igapäevased tegemised, nad viivad sind kas eduni või kui sa need samad lihtsad asjad, mis on lihtne jätta tegemata või lihtne teha, kui sa need jätad tegemata, siis nad viivad sind lihtsalt sinna, kuhu sa tegelikult ei taha jõuda. Ja see töötab meil juba kogu aeg. Kui me ei otsusta, et me teeme neid igapäevaseid samme, mis viib meid paremas suunas, siis ka siis, kui me ei taha, siis ta lihtsalt viib meid sinna allamäge. Ehk siin äris on täpselt samamoodi. Kui sa oled valmis tegutsema, sa jõuad eduni. Kui kiiresti sinna tahad minna, otsusta ära, paneme plaani paika ja teeme seda koos. Et kõigele lihtsam ongi aru saada sellest, et Zinzino on valmiks ehitanud kontseptsiooni, sul on üle 200 inimese tuleb sinu heaks tööle, sul on kõik võimalikud süsteemid valmis loodud, online, offline materjalid on olemas, sul on logistika on valmis loodud, sul on koolitussüsteem, sul on juba, kui sa oled ka täna alustanud alles, siis sul on juba suur tiim sinu ümber. Terve Eesti mentorid on valmis sind toetama. Ja loomulikult kõik koolitussüsteemid, videod, asjad, mida sa saad juba iseseisvalt õppida, siis ka need aitavad sind kindlasti edu suunas. Ehk, nagu öeldud,
palju õnne, et oled täna siin väga õiges ajas, väga õiges kohas. Ja praegu ongi, et meie selle aasta eesmärk on saavutada esimene 1 000 000 klienti. Järgmised 10 aastat edasi vaadates on eesmärk jõuda 20 miljoni kliendini. Siin vahemaastikus 2028 lõpuks ettevõte tahab olla üks esimesi ükssarvikuid või mitte üks esimesi, aga üks järgnevaid ükssarvikuid ehk ületada €1 000 000 käibe. Ja noh, mis mind on alati köitnud, ongi see, et ettevõttel on pikaajalised visioonid, et ei ole niimoodi, et lihtsalt vaatame, mis nüüd järgmise paari aasta jooksul toimub, vaid näiteks kui me vaatame, et me oleme börsiettevõte, need numbrid on kõik visatud sinna, seal on selge strateegia, kuidas sinna jõuda. Ehk 2050 oleme esimese 100 miljoni kliendi juures. Sest me teame, et meie ettevõtte asutajatel on tegelikult generatsioonilised eesmärgid ja visioonid. Nad ei ole mõelnud ainult sinna 2050, vaid väga-väga palju kaugemale juba. Seega, tee ise otsuse, kas sa tahad olla see, kes valib ainult ühe kahest väga heast võimalusest või võtad sa vastu mõlemad ja otsustad. Noh, ma ütleks, et otsusta see, et sa tegutsed vähemalt 1 aasta, siis vaata, kas see on sinu jaoks. Mina nägin juba 9,5 kuud peale äri alustamist, et okei, aeg vallandada ülemus, panna täiega kõik all in ja see oli minu otsus. Sina vaata, mis sina teed. Aga kui sa tegutse vähemalt 1 aasta, tee midagi iga nädal, sest kui sa lihtsalt ootad 1 aasta ja vaatad, et no midagi ei toimu, siis ei toimugi. Siis võibki öelda, et miski ei tööta. Aga see, mis ei tööta, oleks ju sina ise. Kui sa vähegi midagi teed, kuulad oma mentoreid, järgid süsteemi. Ja noh, nagu mina tegin, mul oli väikene omamoodi hoiak, siis mina pidin lihtsalt, ütleme siis, oma ajud korraks nagisse panema ja kuulama neid, kes on juba sinna jõudnud, kuhu ma tahan jõuda. Ja ütleme nii, et 1 aasta jooksul sa võid saavutada palju. Aga kui me mõtleme pikas perspektiivis, mulle meeldib väga sellise härra nagu Tony Robbinsi ütlus, et väga paljud või enamus inimesi eeldavad, et nad saavutavad 1 aasta jooksul rohkem ja nad alahindavad seda, mida nad suudavad saavutada järgmise 10 aasta jooksul. Ehk tegelikult aasta jooksul sa suudad juba muuta oma elu väga palju. Aga mis toimub järgmise 5-10 aasta jooksul, siis võib-olla sa hakkad elama sellist elu, mida sa isegi, kui sa vaatad tagasi, siis sa ei tunne ära, et see on sinu elu. Ehk sa võid teha oma elu väga-väga huvitava. Et põhimõtteliselt ongi, meil on meie kontaktid, meil on meie mentorid, kes aitavad meil nendega tegeleda. Meie teha on inimesed kutsuda kuulama, rääkida neile, sest jah, Zinsino teeb turundust küll, aga kui me tahame oma äri ehitada, siis meil on vaja teavitada, et meie teeme midagi. Samamoodi, kui ma oleks pannud selle juuksuri või oleks pannud selle kohviku püsti, mul on vaja teha ise turundust, et mul inimesed teavad minu juurde tulla. Ma ei saa lihtsalt oodata, et noh, nüüd on kohvik lahti, et tule uksest sisse. Me peame inimestele teavitama, et me tegeleme mingi äriga. Siis me räägime inimestele ja pea meeles, et me otsime inimesi, kes otsivad. Kõige lihtsam on rääkida nendega. Need, kes juba tegelevad oma tervise heaks, teevad midagi selle heaks, neil on kõige parem rääkida, et näe, nüüd sul on võimalus veelgi paremini aru saada, kas see, mis sa kõik juba teed, kas see töötab sinu heaks. Enamuse jaoks kahjuks mitte. Need inimesed, kes otsivad uusi võimalusi, kuidas oma finantsidega paremini toime tulla, kuidas oma elu paremaks teha, nendega tasub rääkida. Samas vihjeid tasub igalt ühelt küsida. Et kuule, ma alustasin uue äriga, ma otsin selliseid inimesi, kas sa tead. Seal tihtipeale võib-olla mõni juba iseenesest köidab, et kuule, ma tahan ka. Et räägi mulle ka. Aga tasub inimestele rääkida, tasub tuua nendele esile, et sul on oma äri ja millega sa tegeled. Ja loomulikult osale süsteemis. Mulle anti üks väga hea nõuanne minu karjääri alguses oli see, et osale, Margus, kõiges. Ja üks minu eelis võib-olla ongi see, et kui me räägime, et nüüd meil oli Eestis event, no järgmine nädalavahetus, või mitte nüüd, ülejärgmine, ehk järgmisel nädalal on event Soomes. Ehk kes tahavad näiteks kuulda härra Colin Robertsoni, meie üks kõige populaarsemaid ja ägedamaid teadlasi, siis on reedel, kus juures on lahtis
on terviseprofessionaalidele ja sportlastele on oma loengud, kus siis on paaritunnised loengud, kus Colin räägib spetsiifilistel teemadel ja siis laupäeval on siis lahtis on ka event, kus ta loomulikult räägib siis üleüldisemalt. Et kui on võimalus, tee väike road trip ise oma tiimiga, võta külalised kaasa, võta potentsiaalsed partnerid kaasa. Paljud eestlased tunnevad inimesi, kes elavad Soomes, teevad tööd, mis iganes, võta oma list välja, vaata, kes elavad, tegutsevad Soomes, mine, tule koos või tule, jah, ma olen ise ka seal eventil. Nii et tule, lähme koos sinna eventile, saame osa sellest, mida Colin Robertson pakub, saame osa seda, mida Soome liidrid pakuvad ja saad oma ärile jälle natukene rohkem auru juurde keerata ja see kindlasti aitab sul juba päris mitu sammu lähemale oma unistustele ja eesmärkidele. Ja mis minu jaoks oli kõige huvitavam, oli see, et kui ma ka alustasin, siis ma ei pidanud ise mitte midagi teadma. Oli mu mentor, kelle juurde ma inimesed kutsusin, tema rääkis. Inimene ütles mulle jah, kas kliendi või partnerluse põhjal, mina teenisin. Minu äri kasvab. Ainukene asi, mida ma siis küsisin, okei, kui palju ma veel võin kutsuda inimesi? Ehk üks nõuanne on mul see, pane oma sponsor, kes on sind ärisse kutsunud, pane oma mentorid, ülaliinid, pane nad tööle läbi selle, et sa kutsud endale võimalikult palju inimesi kuulama ja lased neil selle töö ära teha ja lased oma äril kasvada. Ja samas õpid ise sealt kõrval. Ehk nagu on seda öelnud meie Royal Crown Fredi Saar, et kes ütles seda, et äri tegemine peab olema keeruline. Ei, äri tegemine ei ole keeruline. Kui sa oskad inimestega rääkida, kui sa tunned toredaid inimesi, kellega sulle meeldiks koostööd teha, anna neile võimalus, räägi neile, ütle neile, et sulle väga meeldiks nendega koostööd teha. Ja eelkõige, kui sa oled täna ise esimest korda siin kuulamas, tee ise enda jaoks see hea otsus, mida sina tahad, kuhu sina tahad jõuda. Kui sul juba on hea võimalus, millega sa lähed oma unistuse suunas, super, aga võib-olla Zinzino võiks olla see, mis aitab sul jõuda sinna veelgi kiiremini. Räägi sellega, kes sind täna siia kutsus, kaasa ka teisi inimesi, oma mentoreid, oma ülaliine sinna ja võta sellest ärist ja võimalusest enda jaoks maksimum, aga anna ka teistele võimalus, et ka nemad saavad parandada oma elu. Igatahes, suured tänud kõigile kuulamast, oli tore teid siin veebi kaudu näha ja kindlasti kohtume juba järgmistel koolitustel ja lähme koos tippude suunas ja loodetavasti mõnega teist kohtume ka juba Soome evendil. Seega tule tõmba mind siis kraest, et siin ma olen. Igatahes kõigile meeldivat õhtut